tegin suhete ladumise ja just äsja lõpetasin. Ja olin olin olukorras, kus sain kohest tagasisidet ja sellest ka järgmine küsimus siis, et rasked jutuajamised juulis, suhetealased keerulised jutuajamised. Ja ma püüan oma Lenormandide abil näha, mida kuidas need keerulised jutuajamised kulgevad, mida nad endaga kaasa toovad ja milline võiks olla tulemus. Lühikesed ladumised, 5 valikut. Siin on siis roosa kvarts, mis selles valguses võib-olla nii väga roosa ei paista, aga tegelikult on roosa kvarts. Samalahaat, üks mu enda lemmikuid. Ametüst. Floriit. See on selline vahva kivi, mille ma leidsin ühest universumi poest ja ma loodan, et ma ütlesin nüüd selle nime õigesti. Tegelikult näeb ta välja nagu roheline marmelaad, aga väidetavalt on siis floriit. Ja tsitriin. Jah, 5 varianti. Alustan tsitriinist ja lõpetan roosa kvartsiga. Nii. Tsitriin. Rasked suhetealased jutuajamised, keerulised vestlused, kas pidada, kuidas pidada, mida endaga kaasa toovad. Ja esimene. Ladumine. Siin vastust küsimusele, et kas neid kukkus pakist, panen paki käest, et ei kukuks rohkem. Et esimese küsimuse vastus, et kas pidada, et jah, pidada. Võib küll. Et kui me nüüd mõtleme siis kuidas, siis väga lihtsalt, olge avatud, olge sõbralikud, väljendage emotsioone, tundeid, selline
ausus ja avatus ja avameelsus, austav suhtumine nii iseendasse kui oma partnerisse on tulemuslik ja, ja annab siis annab sellised tagajärjed, mis toovad kaasa muutusi, positiivseid muudatusi, kus mõlemal osapoolel hakkab selle võrra kergem, et suhted on selged. Nüüd on kõik ära öeldud, mis öelda on. Ja selge on, et siin tuleb rääkida ka siin ei ole ühtegi negatiivset iseenesest seisu, et kui see kaart siin võib-olla tundub, see diagonaal, et on hirmutav, siis tegelikult on see, et tuleb ausalt rääkida ka oma hirmudest, eelarvamustest, eelaimdustest, et kui need on aspektid, mis mõjutavad enesetunnet, kui see on midagi, mis nagu kripeldab ja närib ja häirib ja tuleb rääkida. Ja muudatused on väga positiivsed. Et see on vestlus, mis inimesi lähendab, mis tõstab selles suhtes usalduslikkust ja tänu siis sellele usalduse, nagu sügava usalduse saavutamisele on võimalik jõuda muutusteni ja võib-olla siis ka väga püsiva suhteni. Jah, rääkige kõik oma keerulised lood sirgeks. Floriit. Veidi marmelaada. Et keerulised jutuajamised. Siin ma ütleksin ka, jah, rääkige. Siin on näha, et tegelikult siis selle positsiooni inimesed saavad valida, kas nad räägivad, kuidas nad räägivad. Targad inimesed oma sisemaailmaga ja siis niisuguse suurema pildiga eluülesannetega, hingevajadustega hästi kursis olevad inimesed, kes teevad ausalt teadlikke valikuid ja on väga kaitsvad siis iseenda suhtes selles mõttes, et ükskõik, mida see vestlus endas sisaldab, päris kindlasti suudate te kaitsta oma seisukohti. See vestlus tegelikult ei võta teilt üldse mitte mingit jõudu ja ei nõua teilt üldse mitte mingit pingutust. Küll sunnib see mõlemat osapoolt oma valikuid selgema pilguga vaatama, sunnib avama oma
siin tahes-tahtmata tulevad eelkõige jutuks väärtused, perekond, kestvus, püsivus, kasv, areng. See on väga ühest küljest siis intensiivne ja sügav vestlus, aus vestlus ja teisest küljest väga vajalik jutuajamine, sest ta toob kaasa sellise sügava transformatsiooni teievahelises suhtluses üldse. Kõik muutub. Kogu suhtemuster, kogu suhtepilt muutub. Ja muutub paremuse poole, et siin on võimalik leida lahendused, sest partnerid on targad inimesed, ennast ja oma elu väärtustavad inimesed, kes siis kusjuures mitte ei pea läbirääkimisi, aga räägivad ausalt ja avatult räägivad südamest. Ja see võib-olla tavainimese jaoks, tavasuhete jaoks arusaamatu ühendus ja avatus võimaldab viia suhte täiesti uuele tasandile. Suhelda edaspidi oluliselt paremal moel. Jah. Ühised lahendused. Ja ametust. Rasked jutuajamised juulis, suhete osas rasked jutuajamised. Jah, väga julgelt võite oma keerulisi jutuajamisi algatada. Kõik, mis iganes teemat te tahate puudutada, see on kaitstud, see on hoitud sellel hetkel nagu mingi, ma ei tea, õnnetäht särab teie üle. Jutuajamised ise on lihtsad, kerged, pingevabad, mis tahes teemas kaks inimest mõlemad on orienteeritud suhte kestvusele, sellele, et seda suhet arendada ja parandada ja täiuslikumaks muuta. Ja jutuajamiste tulemusena siis kõik see, mida te olete saanud avada endas ja partneris, viib selleni, et te võite oma suhte nii-öelda tuua maailma ette, teha avalikuks
meil siin on selline suhe ja me oleme seda väärt. Me oleme pingutanud, me oleme vaeva näinud, me oleme selle au välja teeninud. Rääkige. See on hetkel siis nendest kõige kaitstum positsioon üldse. Siin tõenäoliselt on jutuajamise sisu on see, et mitte kas koos jätkata, aga kuidas seda teha. Ja vestluse käigus selgub siis, millised muudatused on vajalikud ja inimesed jõuavad ühise arusaamani üsna lihtsalt, ilma igasuguste takistusteta. Ja enne kui juuli lõpeb, on see suhe avalik suhe. Kõik teavad, et nendel inimestel on suhe. Muidugi rääkige. Ja samma lahat. Kas ja kuidas pidada keerulisi läbirääkimisi suhete osas, selgitada seisukohti. Siin ma ütlen ka, et rääkige, aga lahenduste leidmine ei saa olema lihtne. Siin võib olla oht selles, et inimesed ei suuda otsustada, et kas nad peaksid olema sõbrad või suhtepartnerid. Ja küllap see ongi keeruline valik. Et selge on, et tahetakse koos olla, aga millisel viisil tahetakse koos olla? See on siis läbirääkimiste teema. See on jutuajamine, kus mõlemad pooled selgitavad oma vaatenurka, kaitsevad jõuliselt oma väärtusi, oma senist elu, oma elatud elu, oma hoiakuid, põhimõtteid, traditsioone, oma perekonda. Siin et juhul, kui siis inimesed ei ela koos igapäevaselt, neil ei ole olnud püsivat suhet oma vahel, siis kaitstakse oma ideed perekonnast või siis oma eelmist perekonda või eelmisest perest kaasa tulnud näiteks lapsi. Kui tegemist on üsna uue suhtega, siis kaitstakse oma selliseid mitte ainult perekondlikke, aga ka mööda suguvõsaliine jooksvaid traditsioone ja väärtushinnanguid ja võib-olla ka eesmärke. Ja see kindlasti ei ole lihtne jutuajamine. See nõuab pingutust.
sest see on umbes nii, et kui kohtuvad kaks kõvakivi, inimesed, kelle elurütm on välja kujunenud ja kelle maailmavaade on paigas väga kindlalt, siis kahe väga erineva inimese elude ühendamine moel, kus tekiks tervik, võib olla keeruline. Ja sellest siis ka see mõte, et kas jääda sõpradeks või astuda edasi. Kaardid iseenesest ütlevad, et ühel või teisel juhul siin ei olegi nagu vahet, et kumb valik teha. See suhe toimib. Ta toimib nii sõprussuhtena kui ka paarisuhtena. Ja oluline on siis mitte niivõrd see, et kas elatakse koos või lahus, kuivõrd see energeetiline seotus, hingeline seotus, see on mingi universaalne seotus, mis on lihtsalt suurem kui need inimesed ise. Mis tähendab, et kõik valikud on õiged valikud. Nii. Ja siis on roosa kvarts, mida toovad keerulised jutuajamised roosa kvartsi inimestele. Juuli. Kas ja kuidas neid jutuajamisi pidada? Siin on ju paar täitsa olemas kohe. Siin ma ütleksin nii, et siin on inimesed, kes tegelikult kuuluvad kokku, päris kindlasti kuuluvad, nad mõlemad teavad, et nad kuuluvad kokku, aga millegipärast nad siis on teinud sellise valiku, kus nad koos ei ole. Et vahet ei olegi, et kas me nüüd räägime siis inimestest, kes igapäevaselt elavad koos või inimestest, kes igapäevaselt elavad lahus. Et nad on olukorras, kus jutuajamise sisu kui selline on meievaheline kaugus, võib-olla külmus, võib-olla tähelepanu puudus, võib-olla kõik see, mis on välja ütlemata. Kumbki pool näeb, teab, tunneb väga täpselt, mis on suhtes valesti, kusjuures nad täiesti ühtemoodi saavad asjadest aru, aga ei ole oma vaatenurki jaganud ja siit muidugi rääkige. See on lihtne jutuajamine, see on kerge, selles vestluses saab olema avarust ja selgust ja ka niisugust jõuline ei ole päris hea sõna, aga hästi
ei hakka praegu paremat otsima, et selline täiesti arusaamatu, miks need inimesed ei ole enne rääkinud. Inimesed on tegelikult koos, näevad elu väga sarnaselt, tunnetavad elu sarnaselt, nende rõõmud on sarnased ja mured on sarnased ja viis, kuidas nad maailma näevad, maailmavaade, kõik on sarnane. Ma ei saa isegi aru, et milleks distantsi loomine vajalik oli, seda küsimust siin ei olnud. Selge on, et mingi kaugenemine on toimunud ja siin see kokkutõmme, see lähenemisprotsess, niipea kui te alustate, on väga kiire. Ja tulemus on siis see, et see vestlus mõjub suhtele väga tervendavalt, väga ma ütleksin äratavalt. Äkki on kõik lihtne, selge, puhas, suurepärane, õige ja siin võib siis tekkida olukord, kus jutuajamise tulemusel mitte lihtsalt suhe ei muutu stabiilsemaks ja tugevamaks ja see suhe saab tõesti täiesti uue hingamise ja siin võib tekkida ka võimalus koostööks, koos siis töövõtmes nüüd, et inimesed kas töötavad ühes kollektiivis või neil on ühine ettevõte või nad siis kuidagi see elu, mille kohta me võime siis öelda, et mis annab meile leiva lauale, jah, elu praktiline külg muutub ka lihtsamaks, stabiilsemaks, isegi kui seda koos ei tehta, siis kuidagi pilt läheb ka selles osas selgemaks ja niisugust uut jõudu tuleb juurde ja sõlmitakse väga konkreetsed kokkulepped. Rääkige, täiesti arusaamatu kaugus on teie vahel. Ebavajalik. Te nagunii olete koos. Rääkige. Mitte ükski keeruline jutuajamine juulikuus ei vii teid lahku kaugemale teineteisest. Et isegi kui tundub võib-olla alguses, et see nii on, siis tegelikult kasvatab see teid kokku ja loob teile ühise pinna, ühised juured või siis tugevdab seda olemasolevat. Kuidagi nii positiivne, kuidagi väga suurepärane, rääkige. Siin isegi nagu ma ei oska isegi öelda, kuidas rääkida, sest mõlemad teavad siin väga täpselt, kuidas seda teha. Küsimus on võib-olla lihtsalt selles, et kumb astub selle esimese sammu, kumb ütleb selle esimese vestlust sügavalt avava, avaralt lahti laotava lause. Ja ma ise jäin küll väga rahule. Ma loodan, et mis tahes variandi valija samamoodi leiab oma õiged sõnad. Aitäh!